Tere tulemast kuulama podcasti ja podcasti teevad Sten Berillos, Paide gümnaasiumi vilistlane. ja Lauri Läänemets, Paide gümnaasiumi rahastaja, Riigikogu liige. Sten, rahast hakkamegi rääkima kohe, et ole hea, ütle seda, kuidas sina oma esimese raha teenisid, mitte sellise väikse taskuraha, mõned sendid, vaid ikkagist nii-öelda oma teenitud palga. No minu esimene siuke päris palk on siis teenitud nii-öelda Väätsa tervisekompleksis ja olin siis korvpalliturniiride korraldaja ja tegelikkuses võib-olla see raha rahaks, aga kõige olulisem selle asja juures on see, et kuidas ma sinna tööle sain. Et esimene raha oli isegi ületasid seal üle 100 eurod ja 200 eurod ja aga see võib-olla ei olegi nii oluline, et pigem on see, et kuidas ma nagu silma nagu jäin siis nii-öelda tööandjale, et see ei olnud mingi siuke nagu konkursiga korraldatud töökoht, vaid oluline on võib-olla seejuures tuua siis nii-öelda see vabatahtlik töö siia ringi, et mina nooruspõlves põhikooli ajal ja ka gümnaasiumi ajal olin aktiivne noor, õpilasesindused, noortevolikogud, igasugused muud klubilised tegevused, osalesin nendes ja jäin siis silma tervisekompleksi juhatajale ja siis tema ütles, et kuule, et sa oled ju sportlik mees nii-öelda, et tuled aita meile korraldada neid korvpalliturniire ja lõppude lõpuks lõpetasime siis selles kohas nende turniiridega, me olime Kesk-Eesti suurim tänava korvpalliturniir nii-öelda, et see nii-öelda kasvamine oli päris suur. Aga Lauri, kuidas sinul siis esimesed eurod rahakotti tulid? No minuga oli niimoodi, et ma olin õpilasesindaja kunagi gümnaasiumis ja siis ülikooli minnes olin aktiivne üliõpilasesindaja ja mu elu on kuidagi läinud selliselt, et ma olen alati andnud nagu oma vabatahtliku panuse kuidagi kogukonda või ühiskonda või ülikooli või kooli on ju, teinud mingisuguseid selliseid asju, mille eest midagi konkreetset vastu ei saa, aga iseendal on tore, on ju, see tore on minu arvates oluline komponent ja kui endal on tore, on ju, siis sa õpid midagi, teed midagi ja alati ma olen kuidagi elu on läinud nii, ma olen oma töökohti väga tihti loonud ise. Et alustasime ka üliõpilasesindajatena niimoodi, et meil ei olnud seal peaaegu mitte midagi, mõned eurod olid seal jagamiseks ja tegemiseks ja siis me tegime ja tõesti väga palju töötunde panustasime, aga kuna me hästi palju tegime, suutsime luua uusi asju, suutsime seal, ma ei tea, võidelda ülikooli eest ja kõike muud, siis hakkas raha tulema ja kui raha tuli, siis oli võimalik töökoht tuua ja siis sattusid sinna töökoha peale, siis tegid jälle veel rohkem, on ju, tuli veel rohkem oskusi juurde, siis oli veel rohkem tulemust, järelikult tuli ka rohkem raha ja siis tekkis jälle uus töökoht ja niimoodi ta kogu aeg on elu niimoodi mind kuidagi viinud, et alati annad kõigepealt oma panuse ja siis tuleb töökoht järgi. No sa rääkisid hästi palju, et oskused ja igal pool räägitakse igasugustest pädevustest ja oskustest, kust kohast neid siis nii-öelda hankida, et mina võin öelda juba nii-öelda vastuse ära, et vabatahtlik töö võiks olla üks niisugune nii-öelda koht, kus siis neid nii-öelda neid oskusid hankida, et mina näiteks olen ka harjunud neid oskusi nii-öelda ammendama klubilistest tegevustest, noortevolikogudest, õpilasesindustest, et alates ürituste korraldamistest lõpetades, ma ei tea, projekti ja Facebooki postituste tegemiseni, et kõik see algab sealt. No ma arvan, pool oma elust ma olen asju eest vedanud, aga ülejäänud pool oma elust ma olen lihtsalt olnud vabatahtlik. Muide, ma käisin Paide-Türi rahvajooksul vabatahtlikuna, abipolitseinikuna käisin abis. See oli väga tore, mõned aastad tagasi väga tore selles mõttes, et ma ei olnud see, kes korraldas ja eest vedas. Ma olin lihtsalt see üks pisikene mutter seal, kellele öeldi, et sina pead tegema siin seda, et autod ja bussid pääseksid ilusti liikuma, ei tekiks ummikuid. Ja väga tore oli, väga tore, et pool oma elust olengi teinud selliseid asju, et keegi ütleb, et kuule, meil on abi vaja või tee siin või seal on ju neid asju ja oled teinud ja niimoodi lõpuks sellesse juhi rolli, et aga ja sealt need oskused tulevad. Aga kui me räägime sellest vabatahtlikust tööst, et võib-olla vaatame neid erinevaid tahke, et üks on näiteks hariduse pool. Et tegelikult võib öelda niimoodi, et need asjad, mida sa ükstapuha, kas sa lähed mingis MTÜs on ju tegutsed või lähed, ma ei tea, talgutele kuskile või vead ise mingisugust asja eest, on ju, teed mingit üritust või midagi sellist, et üks on kindel, need oskused, mida sa sealt saad, väga palju neist oskusest pole võimalik õppida õpikust, neid pole õppida võimalik niimoodi, et õpetaja sulle räägib. Kas sa oled midagi sellist tundnud?
Tegelikkuses olen ja alates sihukestes olukordades, et korraldad üritust, kõik sujub plaanipäraselt ja järsku tuleb mingi etteootamatu kulu, näiteks ei oska mõelda näiteks, et WC-d on vaja üritusele, noh, ja järsku mõtled, et opa, kus sul on, nüüd on vaja 50 eurot juurde võtta, et kus sa selle leiad, et see on niisugune nagu probleemi nii-öelda lahendamine. Aga erinevad oskusi, noh, tuleb alates plakatite kujundamisest, lõpetades videode tegemiseni, et kõik need on nii-öelda tänapäeval väga vajalikud, mida võib-olla koolis isegi tänapäeval nii palju ei õpetata. Jah, et noh, hästi keeruliselt rääkides saab öelda niimoodi, et Eesti riigil ja Eesti ühiskonnal on mingid hariduse eesmärgid. On olemas hariduse strateegia, siis kõik koolid peaksid nagu õpetama, nüüd õpetajad peaks õpetama, on ju, ja saavutama selliseid asju nagu on üldpädevused. No mingi keeruline teema, üldpädevused, mingid muud asjad. Aga need üldpädevused on näiteks lihtne asi, meeskonnatööoskus, on ju. Et kuidas on võimalik, et koolis või ülikoolis õpetaja ütleb, et no niimoodi, et nüüd räägime meeskonnatööoskustest ja on niimoodi, et istute ümber laua seal ja teete lahendate mingit ülesannet või teete mingit värki ja nüüd üks ütleb teisele hästi ja teine ütleb teisele hästi ja siis kui keegi ütleb kellelegi halvasti, siis keegi ei solvu, noh. Et seda ei ole võimalik, noh seda lihtsalt ei ole võimalik niimoodi õppida, et see on ju absurd. Aga seda on võimalik õppida niimoodi, et te teete koolis mingisuguse, ma ei tea, stiilipäeva, on ju. Noh, ja kui sul on grupp, on olemas siuke asi nagu grupiprotsessid, et see tähendab seda, et alati mingi grupp pannakse kokku, alguses teevad nad ilusti, siis hakkavad tekkima neile konfliktid. Ja alati on kaks varianti. Kas nad lahendavad konfliktid ära, lähevad tugeva grupina edasi või nad ei suuda konflikte lahendada, lähevad laiali. Aga vahet ei ole, kuidas see tulemus tuleb nii-öelda seda väikest asja tehes. See alati juhtub inimeste gruppidega, on ju. Et vahet ei ole, kuidas ta nii-öelda tulemus on, aga tähtis on see, et sa oled selle läbi teinud. Ja sul on see oskus nagu lahendada iga kord, kui tekivad need konfliktid, kui sa selle läbi teed, iga kord on sul sees olemas jälle uus oskus, kuidas asjad võivad minna ja sa tead juba, kuidas asju teha niimoodi, et need ei läheks niimoodi näiteks. No ilmselt noor, kes seda vaatab, küsib, et no mis ma nende oskustega peale hakkan, et tegelikult nende oskustega sa sisened ju töömaailma tulevikus, kui oled ülikooli läbinud, kui lõpetad keskkooli, et mida nende oskustega peale hakata, kuidas neid siis nii-öelda tööturul maha müüa, vabatahtlik töö? No mina ütlen niimoodi, mina olen tööle võtnud erinevaid inimesi ja näiteks see asi, mida mina tööandjana olen vaadanud, on täpselt tema varasem kogemus. Kas ta on olnud, võib-olla õpilasesindaja, see on ju selline juba päris suur tegevus on ju, või ta on lihtsalt käinudki kuskil nagu aidanud mingeid väiksemaid asju teha või kuskil kas või proovinud. See tähendab seda, et sellel inimesel on midagi rohkemat kui see, mida koolis on võimalik õppida. Et haridusest või korra nüüd tagasi põrgates lihtsalt ülikoolis, kui me olime üliõpilasesindajad, siis meil oli üks töörühm, kus kohas olid igasugused ülikooli rektoraadi liikmed ja õppejõud ja filosoofid, Eesti nagu tipptase on ju, ja meie üliõpilased tegime selle töörühma sellepärast, et arutada, et kuidas lahendada ära probleem, et ülikooli tulevad noored pärast gümnaasiumit ja nad käivad nagu 13. klassis, see tähendab seda, et ta tuleb ülikooli, ta käib loengus ära ja siis läheb koju. Aga ülikoolis pool sellest, mida ülikool pakub sulle, asub väljapool loengut. See on see, et sa õppejõuga istud ja räägid on ja kõik mingid muud asjad, et kuidas nagu seda saavutada, et need inimesed võtaks nii-öelda väljapool loengut olevaid oskuseid, teadmisi omale ka kuidagi juurde. No ühed on nagu nii-öelda teadmised, aga teised on ka olulised on need kontaktid, mida sa lood nii-öelda, et üks asi on see, kui sa istudki oma kursusekaaslastega kogu aeg, oma õpilastega nii-öelda oma klassiga koos, aga teine asi on see, kui sa liigud üle ülikooli, üle kooli siis nii-öelda seal ja suhtled ja kogud kontakte, et mis tulevikus võivad tuua sulle suured eelised, kas tööturul või ükskõik kus kohas, et kui mina korraldan üritusi, siis ongi niimoodi, et kunagi on siuke sponsorite baas nii-öelda üritustel olemas olnud ja nüüd ma tean juba, et see mees võiks toetada seda üritust, see võiks toetada spordiüritusi näiteks, näiteks. Ja muide see tekib et see võimaldab sul palju lühema aja jooksul palju rohkem korraldada, et muide elus on üldse see reegel, et mida rohkem sa teed, seda rohkem sa jõuad teha, sest aina suuremaks läheb su vilumus, oskused, paremaks su tutvused on ju, sul on võimalik võtta telefoni ja kõik on juba ühe telefonikõne kaugusel, et see annab sulle hästi palju juurde ja seda ei ole võimalik koolist õppida on ju, see ongi siuke vabatahtlik panus tavaliselt, võib-olla ka tööalane panus mõnikord on ju. Muide Pipedrive, meie ükssarvik, Eesti au ja uhkus taaskord on ju miljardi-eurone ettevõte, ega seal on ka nagu müügiprotsesside juhtimine on ju see Pipedrive'i nii-öelda olemus, et ta on ikkagist ka osaliselt ikkagist kõik need
nii-öelda üles ehitatud, see Pipedrive'i nii-öelda loojad, asutajad ju teinud selle sama nii-öelda suhtlemise kogemuse peale, on ju. Et nad on võtnud selle, et kuidas siis, sul on mingisugused asjad, seal on hästi palju, see on projekti juhtimine, see on inimeste juhtimine, see on protsesside juhtimine, on ju, et kuidas see nagu lihtsamaks teha ja miljard eurot, väga hea, et suurepärane, minge kuskil MTÜ-sse ja tuleb järgmine ükssarvik. Absoluutselt, aga millest me veel võiksime rääkida? Räägiks sellest ka, et ega ainult töö ei ole see küsimus, on ju, milles see vabatahtlik panus sind aitab, et minu arvates väga oluline on see, et kui sa tahad, et elu sinu kodukohas oleks hea ja tore, siis sellepärast võiks ka panustada. No täpselt, et hea näide sellest suvest tegime poistega, vaatasime, et Järvamaal ei toimu eriti kontserdeid, kus nagu mõnusalt istuda, kus olla ja sõpradega kohtuda ja võtsime kätte, tegime hooandjase projekti, kogusime erainimeste siis nii-öelda toetusel, neid oli vist 70 tükki, kes annetasid kokku siis üle 2000 euro ja korraldasime siis 3 kontsertit üle Järvamaa ja lõpuks osales seal üle 1000 inimese. Algul mõtlesime jah, et korraldame kohalikele, aga lõpus oli seal Maardus tuldi kohale ja ma ei tea veel kus huvitavatest kohtadest, ja lõpuks ongi see, et mida me sellest saame, et tegelikult mingit rahalist kasu me sellest ei saanud, aga lihtsalt hea tunde nii-öelda, et läksid poodi kuskile, siis tuldi, koputati õla peale, et kuule, et see väga vägev, et teete ja nagu korraldate siin midagi. No muidugi alati on võimalik elada niimoodi, et kõik on halvasti ja vingud ja siis lähed ära, on järgmisesse kohta, kus on halvasti, siis lähed jälle ära ja mitte kunagi ei ole rahul ja suredki nagu sellena, et kõik oli nagu halvasti, on ju. Või siis sa vaatad, et halvasti, aga sa tead, kuidas, enam-vähemgi kas või kuidas asi võib olla ja siis sa lihtsalt teed selle ära. Mina näiteks siin väga paljude Väätsa inimestega teeme vaateaknaid jõuludeks, on ju, ja jõuluturgu. Väga tore, äge ettevõtmine ja kui me eile need jõulumajakesi panime juba üles jõuluturu ajaks, siis ma mõtlesin, et see on ikka väga keeruline juhtimisprotsess või seal on väga palju erinevat kompetentse, et me kõike seda teha saaks, siis lõpuks on ju seal, meil on inimesed, kes on ehituses väga pädevad, on ju, meil on inimesed, kes turundavad, on ju, meil on inimesed, kes saavad toitlustusest aru, meil on inimesed, kes on elektrispetsialistid, insenerid, on ju, ja kõik need on oma kogukonna inimesed, nad on kuidagi kokku tulnud, igaüks annab natukene, hästi natukene, aga kokku tuleb väga suur asi, on ju, ja kokku lõpuks Rootsis nagu kirjutatakse, et ja sellel Väätsal jälle midagi tehti ja sul on nagu hea lastele öelda tulevikus, et kuule, jälle tegime mingit toredat asja, endal oli tore ja hea oli elada, inimesed tulid sellepärast meil elama ja Rootsist, teate, näete, olin ka lehes neile pildis. Täpselt. Aga ma tean, et nüüd on teil võimalus hakata küsima meid. Ja, meil on natukene aega, et sõbrad, kes te kuulate, vaatate meid, kui te tahate midagi küsida, siis teil on tõesti võimalus, et helistage meile, Stenile või siis mulle Laurile, on ju, et meie telefoni number peaks ju teil olema olemas ja me hea meelega võtame selle kõne vastu nagu, et kasutage seda võimalust. Oi, nii, tuleb sisse. Hallo. Tere, et ma tegelikult helistan siit Vetsust, et ma saalist ei julgenud küsida, aga ma tahtsin tegelikult küsida, et kas ma peaksin mingisuguseid pakkumisi ka vastu võtma, et on ju kool ja ikkagi õppida vaja ja ringis käia ja mingid asjad, et kas ma peaksin mõne pakkumise mingi projekti osas üldse vastu võtma? Loomulikult peaks vastu võtma, et alati on võimalik oma aega on ju planeerida, et sellest pole küsimus, et kuskilt peab alustama ja kui keegi mingi pakkumise teeb ja see natukenegi huvi tekitab, siis kasuta seda. Mina võin öelda näiteks, et minul oli nii, et ma olin kunagi 8. klassis ja siis ma tahtsin minna õpilasesindusse, oli siuke pakkumine, ei julgenud minna, ei läinudki, jäigi ära nagu. Ja lõpuks järgmine aasta võtsin sõbrad klassikaasselt kaasa, läksin sinna ja kui ma poleks sinna läinud, siis ma ei oleks täna võib-olla Riigikogu liige ja niisuguseid asju ei teeks. No kokkuvõttelt võiks öelda ka seda, et igast võimalusest tuleks nagu kinni haarata, mida pakutakse, et sa ei tea mitte kunagi, kas selles valdkonnas võib olla sinu järgmine töökoht, võib-olla mõni hea sõber tuleb sealt valdkonnas sulle üldse, et jah. Ja, et mis see pakkumine sul on? Ei no, ma olen ka nagu kutsutud, et aitaks korraldada mingisuguseid sündmusi ja lööks kaasa mingites sellistes asjades, aga ma ei ole julgenud või nagu, et aega panna sinna alla nagu. Ja, aga üldse ära karda, sellepärast, et ei pea olema mitte ühtegi oskust sul. Sellepärast see on koht, kuhu lähed õppima, et üks asi, mis on näiteks Eesti ühiskonna ja Ameerika ühiskonna vahe, on see, et kui USA-s sa teed näiteks ettevõtlust on ju, ja failid,
siis see on väga hea, sul on tohutult hea kogemus, sa oled millestki läbi kukkunud, sa tead, kuidas seda ära hoida tulevikus, on ju. Loomulikult tahetakse sind tööle võtta, sellepärast et sina enam sellist viga ei tee. Aga Eestis millegipärast arvatakse, et no kui sa ei oska ja teed viga, et noh, kuidas sa siis sinna kuskile kõlbad. Ei, mine, riskima peab, mida rohkem sa riskid noorena, mida rohkem sa riskid väikestes tegevustes, projektides, seda parem on sul tulevikus. Kindlam on siin tööle võtta, et noh, sa ei keera mingit suurt äriprojekti untsu. Vabatahtliku töö puhul on ka see hea eelis, et sul üldjuhul seda vastutuskoorem on nii-öelda väiksem või et sa ei vastuta nii-öelda oma rahakotiga millegi eest või midagi, aga kui sa oled nagu päris tööelus, siis sa pead ikkagi vastutama, sulle antakse mingi valdkond, sa vastutad kellegi raha eest ja nii edasi. Et vabatahtliku töö juures ongi võib-olla kõige olulisem see punkt, et sul on võimalus eksida. Jah, nii et ole tubli, aitäh, et sa meile helistasid ja see tõesti oli tegelikult natuke ka üllatav, et see kõne niimoodi saalist ootamatult või siis kuskilt teisest ruumist ootamatult tuli. Aitäh sulle, meie peame hakkama Steniga siit lõpetama, sellepärast ega meie podcast igavesti kesta ei saa. Kasutage neid võimalusi, on ju? Absoluutselt, osalege ja arendage ennast. Jah, super, tšau!